Tere jälle Karlen Karlsson garaaži kanaleid vaatama. Tänases videos on siis plaan tegeleda bussimootoriga ja hakata seda Lego siin vaikselt kokku panema uuesti. Oleme kõik varuosad siis Aeromotorsi kaudu kätte saanud. Siin siis laua peal peaks olema kõik vajalik alates kolbidest, tihenditest, saaltest, kõikidest asjadest, mida võiks vähegi vaja minna, et see mootor siis täitsa uueks teha. Mäletagi täpselt, kus kohas ma eelmine kord pooleli jäin ja mida me siin viimati arutasime, aga teen siis kiire ülevaate, et mis siis selle mootoriga juhtus või mida me veel siit sees leidsime. Et hakates siis vasakult poolt pihta, väntvõll õnneks oli korras, selle lasime GTR Car Services ära kontrollida, aga nagu siit pealt, mis oli see enne meid, oli siin väikene kirje, et 0,25, mis tavaliselt viitab sellele, et tegu on siis remontmõõdus või siis juba remontmõõdus väntvõlliga ja tavaliselt tehakse ainult seda siis, kui sellega on midagi juhtunud. Nüüd õnneks sellega oli kõik korras, siin küll kerged kriimustused peal olid või siis nii-öelda pealmispinnatriibud, aga need sai välja poleeritud ja sellega on kõik okei. Kolvid on meil kõik täiesti uued. Seal ootavad meid. Et siis kolvidega oli lõpuks niimoodi, et kolmandas kolvis oli siis täitsa auk sees ja ühes kolvis oli siis kerge mõra, mis hakkas vaikselt tekkima. Seda ma üles ei leia, aga see selleks. Kepsud tundusid okei olevat, muidugi läheb kokku uute saaltega, et kui kasutada vanasid saalesid nii põhjalikus mootori uuesti ehituses, siis see oleks nagu kondoomi uuesti kasutamine, et jah, seda saab teha, aga see ei ole väga mõistlik tegu. Et need lähevad kõik uued ja raamsaalted siis veel nii palju, et raamsaaled lähevad siis samuti remontmõõdus, et kuna väntvõll on samuti remontmõõdus. Kepsusaaled tundusid olevat originaalid, nii-öelda originaalmõõdus. Siis vahekarteris lahtivõtmisel, nagu nägite, oli siin juba mingisugune kahtlane augukene ja lisaks siis sellele, et siin on kahtlane auk, leidsin ploki küljest ka väikese viite. Pean siin ploki kiiresti teistpidi keerama, et siis on näha. Kerge viite, et midagi siin varem on juhtunud. Et tundub, et siin on üks korralik remonttöö tehtud siis nii-öelda vaatlusava remontimiseks. Ja tundub, et mis iganes jupp siit välja lennanud. Tõenäoliselt on siis olnud see purunenud keps. On siis väikese tihendusmassiga ära remonditud, et kogu selle õli ja rasva alt oli seda suht raske näha või seda ei õnnestunudki tuvastada meil. Aga seespoolt vaadates on pilt üsna selge, mis siin toimunud on. Selle ma arvan, et selle siis silikooni, mis sinne pandud on, lasen mingisuguse kettaga maha ja kasutan siin vedelat metalli, et see koht uuesti ära remontida. Et ma pole päris kindel, kas seal mingi leke oli või mitte, aga igaks juhuks, et kuna me juba oleme selle asja nii põhjalikult ette võtnud, et siis ei hakka mingisugust riske võtma ja paneme ta siis nii korralikult kui võimalik uuesti kokku. Aga muidu mootori töö suhtes tundub, et seal selle auguga nagu mingi probleemi ei olnud ja jätame ta nii, nagu on, et uut plokki ei hakka ostma. Kaanega samamoodi, vahetan ära klapisere tihendid, need on meil ka uued olemas, et kui juba, siis juba, gaas maas on, aga muus osas gaas tundus okei olevat. Õlipanni puhastus on juba ära, siin oli nii ohtralt silikooni, et see lainetas igalt poolt äärtest üle, et kes iganes seda silikoonid on, siis sellega tagasi ei hoidnud. Ja muus osas kõik jupid, mis suutsin leida, on ära puhastatud, ette valmistatud. Paremalt poolt vaates, kui me vaatame seda varuosa hunnikut, et siis siin on meil uus turbo. Et kuna vanas turbos oli korralik lokk sees, siis võtsime uue või taastatud remonditud turbo. Tuli siis erinevate tihendite, ma ei tea, sertifikaatide asjadega, mida iganes. Vahet ei ole, see läheb külge. Tundub, et on hea. Siis muidugi uus tuli komplekt. Kui juba, siis juba. Siin on meil hoorattapoldid, uus sidur, uus korv, kõik rihmad, rullikud, pingutid, mis iganes veel olla saavad, kokkupaneku määre, väljalasketihend, vahekarteri tihend, klapikamrikaane tihend, uued kaanepoldid, siis muidugi ketikomplekt, kõikide taldade pingutitega, millega iganes, kõik võimalikud tihendid, otsakaane tihend, klapikambrikaane tihend, mis siin on? Siin on õlipumbakett koos pingutiga, uued kolvid, vedelikud ja lõpuks siis
nii raam kui ka kepsusaaled. Jep, need on siis kepsusaaled. Vot nii. Teksta paras Lego ole, aga eks hakkan ühest äärest pihta ja vaatame, kuhu siis välja jõuame, et panen vahepeal omal siis GoPro käima, et teravamad silmad saad jälgida, millega ma pange panen siin vahepeal. Aga ma arvan, et ma siis alustan sellest, et panen siis vanad kepsud uute kolbidega kokku, vaatan, et kõik märgid saaksid õigesti, siis plokis katsun selle kohaga siin midagi ette võtta, ma täpselt ei teagi, mis asi see täpselt on. Et näpuga tundub, et see on mingisugune tihedam asi, kui on silikoon, aga eks ma siis vaatan, panen siia võib-olla veel midagi peale, natukene määrin üle, puhastan ära ja siis õlipihustud tagasi, need võtsin ka ära, puhastasin ära igaks juhuks, vaatasin, kõik töötavad, need on kõik okei. Ja siis ma arvan, et veel viimane puhastamine plokile, siit pinnad ma olen juba vahepeal ära teinud, siin oli ka kõik silikooni ja muud jura oli täis ning siis hakkan vaikselt uusi juppe küll keerama ja seda asja kokku laduma siin, et ega midagi ei olegi. Ning ma loodan, et selle video lõpuks oleme siis nii kaugel, et mootori püstak oleks valmis ja mootor oleks valmis siis peale minema. Ning kui tuleb siis järgmine video sellest, et siis loodetavasti juba saame hakata bussi peale tõstma ja siis saame äkki esimese käivitusele teha. Hakkame eks toimetama ja eks ma siis teen vahe kokkuvõtteid, kui kaugele ja kuidas siis mul see asi edeneb siin. Nii, toimetasin siin vaikselt selle ploki vaatlusavaga ning panin selle kasutasin siis vürdi keemilist metalli, lasin selle eelnevad silikooni või mis iganes see jama siin oli, lasin maha ja juba pool tundi on kuivanud ja tegelikult kui koputada, siis ta juba tegelikult on kõva, et selle viimase kõvaduse saab 20 tunniga, aga praegu juba tundub parem olevat ja see avasin nagu paremini kinni, et loodetavasti peab, midagi lekkima ei hakka ja vast on fine. Veel jõudsin siis vahepeal uued saad siia allapoole sisse panna ning plaan ongi siis niimoodi, et nüüd alumise pool saad on olemas, et kogu mootori kokkupanemiseks kasutan siis seda Redline'i Assembly Luubi, et see on niisugune mõnus paks tökat, et mootorit kokku pannes tegelikult ei juhtu ka midagi, kui tavalist mootorõli kasutada, aga see Assembly Luub on siis niisugune natukene paksem, et kui toimub esimene käivitus ja õlisurve tekkimisega läheb natukene aega, siis tegelikult mingi aeg mootor võib ka lihtsalt käia ilma õlisurveta ja see Assembly Luub ikka veel kaitseb seda, et saartele kohe haiget ei teeks. Aga nüüd järgmine samm ongi, lähen võtan siis laua pealt vända, tõstame selle sisse, et vanadel nendel vända saartel ikka, ütleme nii, et ikka jutte oli, polnud nad just mingisuguse silgavas seisus. Kus siin need mingid õudsemad on. Et siuksed olid siis need ülemise poole pakkusaled, et polnud just parimad, et need tasub kindlasti ära vahetada. Panen siis vända, tõstan siis vända sisse, keeran mootori teistpidi ja räägin, mis mul siis sealpool toimub. Tegelikult ma käsihooniga käisime siis ka need sindriseinad üle, et kuna lähevad uued kolvid uute rõngastega, siis kindlasti peab kerge hooni tegema, et nendel uute rõngastel oleks külge kinni hakata, et kui nii tee, siis põhimõtteliselt on suht loodusetu, et siin mingi kompressioon kunagi tekiks. Aga see selleks, sellest räägime varsti. Jätkan siis edasi, tõstan vända vahepeal sisse ja siis räägime edasi. Filmid ka või?
Jõudsime jälle siis vahepeal väikese verstapostini, kui nii võib öelda, et kolvid sees, kepsud kinni, tegime ilusti kriipsud peale, õiged kraadid, minutid pingutatud ja tundub, et tulemus on endiselt positiivne. Et kui siin väikese, mitte kõige väiksema rubikaga keerata, siis ütleme nii, et jõudu eriti ei pea rakendama. Et siukene, ühe näpuga võib üsna pehmelt keerata, aga diisli kompressiooni peabki olema rohkem. Ma võtsin igaks juhuks rõnga vahe ka ära, et küll rõngad tulid koos kolbidega, aga vaatasin, et siukene 0,04 oli rõnga vahe, mis tundub täitsa okei olevat. Kontrollisin siis internetiteaduri ChatGPT käest üle, arvasid ka diiselmootori jaoks tundub okei olevat. Ja muus osas ma ei tea, kõik sai päris viisakalt kokku, ma arvan. Et tegelikult nüüd oleks siin õige samm oleks siis veel kella üle mõõta. Kui me vaatame, mis see tehase manual meil ütles, siis tegelikult peaks mõõtma ka ära selle kolbi tõusu. Et ära mõõtma selle, kui palju siis kolb ploki pinnast üles tõuseb. Oota, ma tõmban loodirid. Põhimõtteliselt siit, selle kõrgus tegelikult peaks ära mõõtma. Et siis tehaks valida selle õige kaane tihendi, aga siis ma vaatan, katsun nüüd leida kuskilt linna pealt selle mõõteriista ka, et siis teha kindlaks igaks juhuks, et kõik oleks õigesti meil. Küll meil läksid kõik samad tootekoodid, kõik asjad läks samad sisse, aga ma arvan igaks juhuks, et see asi siin kestaks, siis peaks üle mõõtma, kui tehase manual ette näeb. Aga nüüd ma arvan, et jätkame alumise otsa kokkupanekuga. Nüüd ma usun, et me jõuame vahekartelini. Siin on mul kõik juba ära puhastatud. See läheb nüüd teistpidi, läheb peale. Keerame selle kinni ära. Selle jaoks isegi peaks uued poolid olema kuskil. Jah, seda ma juba rääkisin, et siin on kunagi on väikene vaatlusava, kunagi väike ups juhtunud siin mootoril. Ning siis juba karteri põhi, kõik igasugused lisajupid ja ma arvan, et jah, toimetame üks edasi. No Sander, väike vaheintervjuu, mis poleerid siin? Veelgi. Igatahes töö edeneb. Vahepeal siis plokigaas sai uued klapisarja tihendid ja Sander praegu siis eemaldab siin vana tihendi materjali. Et küll ideaalolukorras võiks siis kaanet tegelikult väikese pingis siis väikese kihi maha võtta, aga siinkohal, kuna meil kaane tihendiga mingi probleemi otsus ei olnud, et siis teeme lihtsalt puhtaks ja läheb uue tihendiga kokku, nagu ikka. Aga üks klapp oli ka siukene veidike kahtlane, et ta ei tahtnud nagu eriti hästi sealt välja tulla, aga siis, kui selle suure nõgi ja selle värgi, ma panen selle pildi vahele, millised klapid olid, et kui selle suure nõgi siit vahepealt ära lasime, et siis nagu hakkas jälle ilusti liikuma, et arvasime, et klapp on kõver, aga tuli välja, et tegelikult on täitsa okei. Ja alumine ots, vahepeal panin õlipanni ka külge, et õlipannile veel silikooni pannud, kuna siin oli paar küsitavat kohta, kuna see õlipumba kinnituse mõttes ma poolt täiesti kindel, kas sinna on vaja mingit tihendit vahele panna või mitte. Aga kaanepind iseenesest on ilus, siit ma juba käisin ka karukeelega üle, kõik poldiaugud puhastasin ära ja nüüd vist kohe, kui Sander oma töö lõpetab, siis tuleb pidulik moment ja saame siis ploki kaane uuesti peale tõsta või, ma arvan. Siis on meil mootor. Siis on meil engine. Aga siin mul on siis, kuna Sandrile väga meeldib asju puhastada, siis siin on mul veel hunnik asju, mis vajavad ka kerget ülekäimist, et siin on see ma ei tea, kuidas seda nimetada, siis klapikambri kaane või siis nukkade mingisugune rakised, mis siis neid nukkasi kinni hoiab. Täpselt nime ei teagi, kuidas seda nimetasin. Siis siin on veel otsagaas ja klapikambri gaas ise ka vaja kord teha, et siin on see, kes iganes neid mootoritöid kunagi tegi, on silikooniga väga helde olnud, et kõik kohad on seda kuramuse silikooni täis ja selle puhastamine ikka võtab veits aega, ütleme niimoodi. Et siit on vaja kõik need ääred puhtaks teha, et saaks värske silikooni kokku panna. Aga silikoonist rääkides, et siis vahekarteril ka tegelikult mingi tihend siin oli, aga kõikide videote õpetuste järgi pidi siia ka ikka korralikult silikooni panema, et ma küll panin ja nagu näha on, et ta siit paistab. Et panin küll väga peenikese selle
riba teda, aga hakkas ikkagi igalt poolt välja pressima. Et esimene kord tegin, et järgmine kord oleksin juba targem, aga noh, nüüd ta niimoodi jäi siin. Ja muidugi tumedat silikooni polnud Force'is saada, et siis sain selle heleda silikooni ja see paistab veel ekstra hästi siit vahelt välja. Et kui kuskil natukene üle on läinud, et siis ta ei anna andeks. Noh, siit nurga tagant on näha hästi. Et siit ma proovisin ka ära pühkida, aga noh, eks ta natuke ikka näha jääb. No see oli see tuubi lõpp, mis sa sinna panid ju. Ei, tuub on täitsa veel alles. Ei ole, see oli see tuub. No see on teine tuub. No eks vabandusi võib igasugust leida, aga ütleme nii, et ma väga rahul sellega pole, aga eks ta ajab asja ära. Nii et jah, ma arvan, et tõstame kaane peale ja siis jätkame timelapsiga. No pusle edeneb vaikselt. Kuule, see küll ringi ei käi. Juba on kehv, noh. Käib, kõik on hästi. Määre peab vahele minema vaikselt. Ei hakkas käima. No Karl ka siis pantöörideed selga ja tulnud mulle appi siin vaikselt seda puslet siis kokku panema. Jaa, siiamaani ei ole väga. Minu panus siiani oli põhimõtteliselt ainult see, et ma tõin aerost jupid ära. Noh, kuule, ka panus seegi ju. Kõik Ma saitsin muu- maha võtta, nii et... Kõik muu oli sinu tehtud. Ma tulen selle, keeran viimase poldi ja ütlen, et ma tegin. Noh, ideaalne. Kuule, aga siis see nukahoidja või nukaraam või ma ei tea, kuidas see nimetada. Nukaraam, jah. Nukaraam on ilusti peale saanud. Siia ka läks siis hunnikute silikooni vahele, nagu näed, siis vaikselt tuuritab siit. Ikka jätkuvalt on see valge silikoon. Aga ma arvan, et see päris hea, et ta kuskilt nagu hullult ei pritsi välja. No siit on see, et siit peaks näpuga puhtaks tegema, et siit äärest tuleb see rõngas tihend, vaata. Aga siit on näha ka, vaata, vana silikoon veel paistab siit äärest. Ei, siin on okei. Siin vaata soon sisse. Jah, potentsiaalne lekke koht on ju. Kikesti. Super hea. Eelmises korras, kui ma filmisin, noh, mul siin vaikselt GoPro käib, pärast on peal lugeda, aga siis plokikaas sai suhteliselt ilma mingisuguse draamata peale ilusti. Polnud nagu mingit probleemi. Ja nüüd nuka pakuraam on peal ja siis ma arvan, et on aeg keti mölluks. Sul on mingi juhend ka või? No mul on igasugused juhendeid, mul on tänud meie Instagrami jälgijatele on mul 2 erinevast allikast on 2 erinevat originaalmanuaali. Ja mõned on erinevad, jah. Mis on natukene erinevad. Nad mõnes asjas on nagu kokkuleppel need manuaalid, aga mõnes asjas on täitsa erinevad. Okay. Ja siis mul on ka olemas üks veel online koht nagu mingi suur PDF. Ja kui ma olen segaduses, siis ma teen 3 kokku nagu ühe, mis ma arvan, et mis võiks õige olla põhimõtteliselt. Nii et ma arvan, et saab hea. Kindlalt, noh. Kindlalt. Nii et, ma ei tea, vaikselt siis teeme edasi ja... Ega see muud ei ole, silikoni vahele kinni nagu, ega. Selles suhtes keegi Fordi mootorit ehitama hakkab, silikon vahele kinni nagu. Me just tegime nalja siin, et... Tihendid ei ole. Et siit, kuidas saad Fordi mootorimehaanikus on see, et saad Soome ehitaja õpetad just selle silikoni tõmbamise. Maalerajad, jah. Maalerajad. Või plaati, jah. Teed vannitoast paneb plaati, siis tõmbab viimast silliriva ja siis võid sujuvalt peal võida ja tulla siia mootori juurde tõmmata ka igale poole selle silli vahele. Et põhimõtteliselt nii see käib, et siin nagu tihenditega siin mootori juures väga palju tegemist ei ole vaja teha. No. Plokikaane tihend õnneks on ikka, et see ei lähe silikoniga. Tõsi, plokikaane tihend on ka olemas ja tegelikult sinna vahekaarteri läks ka üks tihend, aga samas läks ka veel silli. Nii et ma ei tea, suhteliselt silikoni pidu, aga me jätkame vaikselt ja oodetavasti järgmine kord paneme käima, siis juba mootor käib ringi. Niimoodi, et on alumine ots on, Okay. ülemine alumine ots on ajastuses. Võtmega? Jah, võtmega. Okay. Noh, nädalakene möödas, vajalikud tööriistad on soetatud ja nagu näha, siis ketiajam on siin meil completed või, valmis. Tegime mõned tiirud peale. Ja, no aga näita ette. Siin oli meil siis siukest cranking tool oli vaja. Miks ei võiks olla keti komplektiga plastikust siuke tükk kaasast lihtsalt? Ei või, sest sa pead ostma üheks korraks, kui sa tahad teha. Sa pead ostma 25 euroga selle komplekti. Ja 3D printitud asju ei olnud ka saada, nii et muidu Just. lihtsalt 3D printinud ja nii. Aga see on siis üks versioon sellest tuulist, et mis meie kätte saabus ja see läheb siis selle, mis on see esikate, ketikate, selle ühte kruvi auku. Näed, kruvi läheb ilusti sisse, mingi probleemi pole, siia läheb polt, on ju.
Ja me näeme, et- lukustatud ilusti. ja me näeme, et siis nukad on püstiasendis ja lukud lähevad sisse. Ja nüüd, kui kõik see vabastada siit, võtame selle ära ja võtad ülemised lukud ära, siis saab ilusti ringi pöörata. Panen 2 uut polti ka sisse. Põmm. Siis vana hea kruvikeeraja väripäeva. Teeme tiirud ära. Nii. Nii. Nüüd on need ka. Ai. Jaa, Need ei ole enam paigas. Need ei ole paigas. Siin on veel paar tiiru vaja teha. On vaja vist jah teha. See on praegu alumine ots teeb ju. Nüüd on paigas. Ai, veel paar. Ühesõnaga, tegime tiirud ära ja kõik klapib. Ja nüüd on siis see, et me saame siis selle nukapaku raami. Lifterid. Kuidas eesti keeles on? Tõukurid. Tõukurid saame peale panna, siis hakkavad klapid käima. Kontrollime, et mootor käib vabalt ja tegelikult siis on viimased silikooniringid. Väljalaske kollektor, mille Karl siis omal töö juurde unustas. Tellisime uue, sest et sellega läks pekki. Jah. Siin oli üks vana hea, üks stuts, mis välja ei tulnudki, et RRR aitas välja ja leidsime uue kollektori. Jah, väga kallis oli. Palju see oli? 13 eurot. Saatmine oli kallim, on ju? 13 eurot. Muud asjad ma natuke keerasin juba paika, aga nüüd on meil ainuke lahtine osa on siis see veel, et mida Karl mind hirmutas, et sellel Mina hirmutan. kõrgsuure pumbal võib-olla on veel mingisugune ammas või mingit pidi peab seda paika panema, et ma pole sellest kindel. Mina panin ta lihtsalt, siin oli niisugune nagu T-kujuline asend, kuidas sa said ta sisse lükata. Mina kui loll mehaanikast lükkasin ta paika nii, kuidas ta läks. Ja lihtsalt miks meil kahtlus tekkis on sellepärast, et timing, pump, locking, pin on siin. Mis siin kaasas on ju. Et milleks seda, see vist on see siis, ma ei kujuta ette. Ma ei tea isegi, mis kuradi, vabandust, mis kohta see üldse käima peaks, kui täiesti aus olla. Ei tundu ühtegi loogilist kohta sellele isegi. Selle peab üle kontrollima veel siin, seda ma ei tea, mis sellega on. Kas seda saab ajastada valesti? Ma ei tea, Fordid on suht tundlikud igast kütusesüsteemis olevate asjade osas, nii et ei tea. Saab näha, nagu näha, kütusesüsteemi osas on tundlik, kolb läks pooleks. Täpselt. Kuule, aga me siis anname edasi kuuma ja ma arvan, et juba järgmises klipis siis on hooratas on vaja ka külge panna. Sellega oli ka mingi teema, et siin on see trigger või see andur, siis selle vahe peab kõige pärast tulema, kui see läheb paika. Kuigi me ei ole seda nüüd lahti võtnud, ma ei tea, kas see üldse muutuda saab, aga igatahes see oli kriitilise tähtsusega, et see vahe on õige seal. Palju sul on peab? Nihkaliibriga peab mõõtma või? Manualis oli kirjas, ma saan sulle pärast öelda. Okei, huvitav. Vot, kuule, aga anname kuuma. Mis toksid siin? Lõhkusin ära selle enne. Ei lõhkunud, juba saab korda. Kuule, aga me siin vahepeal andsime kuuma. Timelapse ja muidugi ilmselgelt käima ei pand. Ehk siis meil videomaterjali ei ole, aga mootor on pukist maas. Tõendus on silme ees. Jah, et tõendus, mis me teinud oleme, on silme ees. Uus turbo on küljes, uus kollektor on ka käes. Või uus vana kollektor siis RRR-ist. Ja nüüd on põhimõtteliselt viimased sammud, et läheb külge siis tagumine Vända Simmer. Siin on veel puhastamist teha, nagu ma näen. Ai, siin on tõesti puhastamist teha, siin ma vist puhastanud veel ei ole. Ikka timelapse käis. Kus see kaamera nüüd? Pole aimugi. Ei tea. Ei tea. Huvitav. Ja siin on ka siis tegelikult veel mõned poldid on sees. Näiteks nagu see vist siin. Ei, oota, kus siin oli? Siis see murdunud, ei ole ühtegi. Siin on, aga seda küll kätte see. Seda ei saa kätte, jah. Hope for the best siiga. Jep, 2 tükki murdus sisse. Okay. Et need on nagu nad on. Ja muidu vist läks suhteliselt pingevabalt või? Siin mõni kollektori polt oli jälle sisse murdunud. Praegu vist vaatan, et see on vahekarter. Siin on aste sees. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga kuidas see tagumine istub, aga kõva silikooniga istub siis. No jah, ta peab sirgelt olema. Võib-olla peame ikkagi selle lahti laskma veel. Ühesõnaga jah, mootor on võtmas vaikselt õiget kuju, ega siin külje peal ja äärdes enam midagi väga külge keerata polegi. Võtsime ta just pukist maha
Karl on isegi ilus sisse las kinni teipinud, et siia mingit jama sisse enam ei lähe. Väga tubli. Ja katsume siis viimase selle otsasimmeri, mis on uus mul kuskil. See tundub ka mingi huvitav asi olevat muidugi, mida paika panna. Loodame, et ta jääb sinna selle kõvera pinna peale. Kuigi siin on päris nagu kõrge aste. Siin on mingi milline aste peaaegu nagu. Ühesõnaga me toimetame ja katsume välja mõelda siis, mis sellega peale hakata siin. Et muu kõik on paigas. Rihmad ka eest veel paika. Et kuna meil ennem oli siin kliimapump siin külje peal ja kliima meil ei tööta algusest peale, siis me võtame kliimapumbu ära. Võtsime siit pingutusrulliku ära, siis tavalise rulliku võtsime siit alt ära ja tuleb põhimõtteliselt üks rihm siia, teine rihm siia ja läheb see süsteem oluliselt lihtsamaks siin ees, et ei ole vaja siin mingit lisaraskust kaasas kanda, kui meil niikuinii see asi ei toimi enam siin. Nii, Karl, viimased pingutused. Mitte päris, aga... Püstakul. Põhimõtteliselt hetkel me rohkem teha ei saa, kui bussi sisse ja. Ja selle klipiga ma arvan saab külge panna. Kuidas? Käigukasti saaks külge panna. Pole mõtet seda kehva ringi vedada sinna. Siis paneme külge, kui hakkab kapoti alla minema. Nii. Aga siis on korras, või? Minu meelest on korras. Meil siin enam lahtisi tükke kuskil ei vedele, mida kuhu külge panna. Üle ei jäänud midagi. Kindlasti jäi. Siit veel see sumpa osa, aga see läheb siis auto peal külge. Mis see on? High Performance Grease on see. Kuhu sa seda high performid? Ma arvan, et see performib võib-olla siia. Sellele. Okay. Sellele, mis asi see on see? Survelaagerile. Survelaager, just täpselt. Ma automaadi mees ei tea enam mida asju. Jah. Igal kanalil pannakse 8 AP-sid, kuradi. Ongi. Täna just vaatasin. Kus veel pannakse? Martin Ojaste pani 8 AP-d. Tegi sama asja, mis sina täpselt. Joot seda turbolaamiku, seda asja sinna. Jummal. Edu talle igatahes. Kuule, aga siis vist kõik on üsna edukas. Et väikesed küsimärgid on, et kuna mul 2 polti murgusid ploki sisse ära sellest vända simmerist. Ja tagumisest veel. Ja, siit üks murdus ära ja siit üks kuskil murdus ära ja neid me enam kätte ei saanud. Nii et läks ohtra silikooniga kokku ja loodame, et siis peab, sest et muud meil teha ei ole. Aga järgmise videos siis hakkame peal tõstma või? Tundub nii. Järgmise videos siis lähme sõitma ja teeme proovisõidu. Saamegi minna. Esimene proovisõit saab prügimäele sõita, prügi ära viia, siis vaadata, kas töötab või tööta. Siin tuleb palju asju veel teha. Need kuradi pilotit tuleb ära õpetada ja... Ja vihust tuleb ära õpetada, jah. Ja. Pumba vist õpetust tuleb teha. Ühesõnaga need kõik kütusesüsteemi õpetused tuleb ära teha, sellepärast muidu võib juhtuda sama asi. Muidu on võib-olla sama tulemus. Hakkab jälle kolbe poolitama. Seda me ei taha, jah. Pole vaja see rohkem poolitada. Turbo on ikka nii pisikene siin, aga loodame, et siis toimib hästi ja teeb oma tööd. Ma arvan, paremini ikka kui eelmine. Kindlasti. Eelmine suht läbi ikka. Vana oli ikka suht läbi, jah. Aga mis me arvame siis lõpuks, et mis see failure oli? Kas see oli ikka pihusti failure, sest öelda pihusti ikka korras ju? Jaa, pihusti korras, aga eelmine omanik vahetas pihustid ära ja ei teinud õpetamist. Nii et... siin on kindlasti viga sees. Sellepärast läkski. Jaa, aga mina arvan, et kõik see alguse turbo failis meil. Ja siis hakkas... Ei jätkanud fail. Kolb läkski pooleks lihtsalt. Ja ma mõtlengi, et nagu turbo failis hakkas nii palju õli mootorisse pritsime sisse nagu. Ei, kolb läks pooleks, karteri sai rõhk. Okay. Ja siis ta lükkas lihtsalt turbotihendite vahelt, lükkas õli kõik mootorisse. Sisse laskesse. Jah, ühesõnaga... Väga lihtne. Ikkagi kolbi probleem. Ikkagi esimene viga või esimene nagu kaskaad alguse sai oli siis kolb. Jah, aga see oli põhjustatud siis pihustite valest tööst. Jah. Pihustid olid nagu okeid. Seal oli mingid väiksed, nagu ta oli ülipiiri peale nagu selles suhtes, aga ta ei olnud nagu seda, et liiga palju pritsiks, vaid ta oli lihtsalt, et nagu mingi nõks on vähe nagu. Öeldi põhimõtteliselt, et pane peale, kui ta teeb selle learningu ära, siis kõik toimib, kui ei tee, siis ilmselt uued pihustid. See võib olla ka taas proovida nagu. Jah, et see võib olla ka meil siis veel tuleb siin väikese üllatusena, aga eks me vaatame. Kõik on koos ja ega midagi tõmbame joone alla ja järgmise videos juba siis esimene käivitus.
jah, ja piust õnneks peal ka, neil oli hea lihtne vahetada. Jaa, nüüd on selge. Ei pea nagu midagi hullult mässama. Jaa, neid saab ilusti kapotil kätte, need oli suht easy. Ma need võtsime esimesena ära, vaata. Jah, siit on küll üks kruvi puudu. No, kui me siia ka leiame midagi. Ma panin ta lihtsalt sinna, siis ma ei teadnud, kus see käib täpselt. No tundub, et siia käib. Ta käis siia all, aga ma arvan, et sinna käis veel midagi. Ei taha ka käia. No ei tea. Okei, näeme järgmine kord. Davai. Tšau, pakka.